Zelenski parem käsi seisab silmitsi vanglakaristusega rahapesusüüdistuste tõttu. Andrei Jarmark juhtis presidendi kantseleid 5 aastat. Tegelikult toetus Zelenski kunagi nii tugevalt Jarmarkile, et nad olid peaaegu lahutamatud. Jarmark käitus, nagu oleks ta ise president, ning Ukraina ja lääne ametnikud nimetasid teda mõnikord riigi valimata asepresidendiks. Ta koostas Ukraina rahuplaanid, valis isiklikult välja valitsuse liikmed, sealhulgas praeguse peaministri, ning tühistas lahinguväljal sõjaväekindralite otsuseid. Kuid Ukraina riiklik korruptsioonivastane büroo esitas talle just ametliku kahtlustuse $10 miljoni rahapesus eliitmõisa kompleksi kaudu, mis asub Kiievi lähedal ja kannab nime Dynasty. See projekt hõlmas 4 eravilla ehitamist, igaüks umbes 1000 ruutmeetrit. Lisaks ühine spa- ja basseinikeskus Koosini külas. Üks villadest oli väidetavalt mõeldud Jarmarkile, teine oli kellelegi, keda vestluses kutsutakse Volvaks, mis on levinud hüüdnimi Vladimiri kohta, nagu Vladimir Zelenski. Kui temalt majade kohta küsiti, ütles Jarmark Ukraina meediale, et tal ei ole ühtegi maja, vaid ainult üks korter ja üks auto. Kuid uurimine väidab vastupidist. Tegelikult ei ole Jarmark isegi ainus, kellel on probleeme. Kogu see haarang on osa operatsioonist Maidas, ulatuslikust korruptsiooni uurimisest, mille NABU alustas eelmisel aastal ja mis on juba kuid aeglaselt närinud läbi Zelenski siseringi. Alates novembrist on hulk tema lähimaid liitlasi kas ise lahkunud või on nad välja tõrjutud. Ja uurimine on juba toonud kaasa vahistamismääruse Timur Medinši suhtes, kes on Zelenski kauaaegne äripartner ja Kvaltar 95 kaasomanik. See on komöödiastuudio, mis sisuliselt tegi Zelenskist presidendi juba enne, kui ta poliitikasse astus.